Tere hommikust, härra peaminister. Tervist, härra linnapea. Palun. Lasete niimoodi ilma tuvastamata sisse inimesi. No meil on eeltöö tehtud siin. Tervist, härra peaminister. Tervist. Tahaks teie poole pöörduda. Palun. Tallinna linnas, möödunud öösel, kõik oli turvaline. Tallinna päeva ametlik tähistamine algas täna hommikul vanalinnas lühikese jalavärava avamisega, kus traditsiooniliselt kohtuvad linnapea ja peaminister. Ülevaate öö jooksul toimunust andis põhjaprefekt Ats Kübarsepp. Aga üla- ja alllinna piiri pealt lühikesest jalast suundume nüüd hoopiski Raekoja platsile, kus kohe peaks linnapea Ossinovski piduliku Tallinna päeva kõigile linlastele avama. See on selline hetk ja päev, tegelikult terve nädal, kus meil erinevad sündmused toimuvad, et tallinlased natukene mõtleksid selle peale, kust me tulnud oleme ja kuhu me minemas oleme linnana. Ma arvan, et Tallinna linna arengus on tegelikult praegu üks väga selline edukas etapp. Linn kasvab, linn areneb, ehitatakse, tehakse korda. Ja ma usun, et suures pikas väärikast Tallinna ajaloos see oskus ühendada seda ajaloolist kihistust, mida me näeme siin meie ümber, ja siis ka sellist tänapäeva euroopaliku maailmalinna ehitamist, et seda me oleme suutnud päris hästi teha. Nii saigi Tallinna päev ka linnarahva jaoks välja kuulutatud ja linnapea koputuse peale avanesid Raekoja uksed kõigile huvilistele. Aga üsna samal ajal ajas Vabaduse väljakul oma asja kultuuri- ja spordivaldkonna abilinnapea Kaarel Oja. Tallinn saab lõpuks endale linna orienteerumisrajad. See on tegelikult üks päris levinud hobi ja päris levinud asi teistes linnades juba, et üks korralik linna orienteerumine läbi teha. See eeldab siis seda, et linnas on märgistatud ära need punktid ja siis see orienteerumine ette võtta. See on nüüd esimene, mis Tallinnasse tuleb. Me oleme selle koostanud siis niimoodi, et ta kestaks keskmiselt 45 minutit. See trajektoor on umbes pisut üle 5 kilomeetri, aga et seda oleks mõnus teha ka kehalise kasvatuse tunni raames, siis selline linna orienteerumine läbi klassidel. Kas selleks peab ikkagi mingisugune äpp olema või? Jaa, vaja on nutitelefoni nagu paljude asjade juures, et oma nutitelefoniga siin on QR-kood, õige äpp tuleb telefoni ja siis on juba vaja vajutada start ja minna orienteeruma. No Tallinna päeval tasub tegelikult ka Tallinna volikogu juurest läbi astuda, sest näete, palun, nii nagu traditsiooniliselt, nii ka täna mängitakse siin muusikat. Mida teie prouad arvate Tallinna päevast ja sellisest tähistamisest? Väga meeldib. Aastaid oleme käinud. Ja teie ka? Jaa, väga tore oli. Kas olete jõudnud täna veel kuskile erinevaid asju külastama? Mina käisin Vabaduse väljakul. No väga kena. Olete jõudnud juba kuskile kaugemale ka siit Tallinna volikogust? Ei ole jõudnud. Aga plaanite minna? No ei tea. Mu lapselvas mängib seal ja ma lähen pärast temaga välja. Peale meie uudiste saate lõppu kell 8 astub Vabaduse väljakul üles metsatöll, millega ongi paslik panna punkt tänasele Tallinna päevale.